Tegevjuht Ants Puusta, mis peitub Baltic Agro nime taga? Baltic Agro on käepikendus Eesti põllumeestele, et toota kvaliteetset toitu. Et ühest küljest me tarnime põllumeestele sisendeid, et toota vilja ja toota piima ja teisest küljest me ostame ära selle vilja, mida põllumehed toodavad ja ekspordime seda Eestist välja. Baltic Agro on Eesti kõige suurem eksportija teraviljale ja rapsi kasutame kõik ise oma tootmises ära. Baltic Agro ettevõttena loodi juba 1995. aastal. Tollel ajal me alustasime alla 10 inimese ja meie käive oli circa 10 miljonit eurot. Tänaseks oleme kasvanud kuskil 180+ töötajani ja meie käive on peaaegu 300 miljonit eurot. Aastal 2012 tuli meie hallata ka Baltikumi ainus rapsiõli rafineerimise tehas Scanola Baltic, kus me siis kasutame ära Eestis toodetud rapsi, toodame sellest kvaliteetse toiduõli ja müüme seda turgudele. Üle 60% meie toodangust läheb eksporti. Kaugemad sihid on Iisrael ja Küpros ja Eestis turustame seda õli Olivia kaubamärgi all. Mis on teie edu saladus? Edu saladus on kindlasti esimene on meie inimesed. Baltic Agros töötavad parimatest parimad. Meil on väga stabiilne meeskond, nad on väga suure kogemusega ja nagu ma ütlesin, parimatest parimad. Me oleme Baltic Agrosse võtnud tööle väga palju inimesi, kellel üldse puudub põllumajanduslik taust. Aga nendel inimestel on olemas tahe õppida ja suur sära ja tänaseks on nendest kasvanud väga suured spetsialistid. Teiseks on meie omanikud. Meil on väga kindel seljatagune, kuna meie omanikuks on Taani põllumehed ja nendel on pikk vaade meie tegevusse. Kõik selle raha, mis me oleme siin turgude peal teeninud, on nad võimaldanud meil tagasi investeerida. Aastas investeerime circa 2–3 miljonit eurot ja põhisuund investeeringuks on efektiivsus. Seda nii energia poole pealt kui ka igasugused tegevused peavad olema meil kiiremini ja täpsemini. Iga aasta investeerime ka päris suured summad IT arengusse. Ants, mida te näete, millises suunas liigub edasi Eesti põllumajandus? Mina arvan, et Eesti põllumajandus liigub edasi positiivses suunas. Nagu me teame, rahvaarv pidevalt kasvab, põllumaad juurde ei tule. Eesti põllumehed on väga innovaatilised ja väga efektiivsed, nii et me suudame hästi toota. Ainuke, mis siin võiks muuta, et me võiksime rohkem veel väärindada Eestis toodetud tooraineid. Täpselt samamoodi, nagu teeb Scanola Baltic, kes 60% Eesti rapsist väärindab ja 60% sellest väärindatust kaubast ekspordib välja. Edust rääkisime, mis on teie jaoks veel olulised väärtused? Meie jaoks on oluline see, et elu maal jätkuks ja selle tõttu oleme ka ise panustanud päris palju noorte sporti, et noortel oleks võimalik maal midagi teha, et nad ei istuks ainult arvuti taga ja areneksid igas mõttes. Oleme Jõgeva Tähe suur toetaja juba aastaid olnud. Eelmise aasta juubeli tõttu toetasime ka erinevaid külaseltside üritusi. Oleme toetanud vabatahtlike pritsumehi ja oleme ka toetanud erinevaid lasteüritusi. Müügijuht Martin Maantee, mis on meie põllumajanduses viimatise 25 aasta jooksul muutunud? Muutunud on väga palju, et esiteks on juba see muutunud, et meil kõik põllumajandustootjate poolt nii ostetava sisendite kui välja müüdava kauba hinnad tulevad globaalsetelt turgudelt. Ehk siis see tähendab seda, et nad peavad olema oma tegemistes võimalikult efektiivsed. Sest kõik, mis on sisse ostad või välja müüd, see ei ole sinust sõltuv, vaid see tulebki kõik välisturgudelt. See omakorda tähendab seda, et Eestis on põllumehed muutunud hektarite mõttes järjest suuremaks. Ja see annab lihtsalt võimaluse põllumeestel olla oma tootmisse efektiivsem, sest see tekitab mastaabi efekti. Et ühe traktoriga saad teha rohkem hektareid, üks inimene karjatab ära rohkem loomi ja nii edasi. Ja kindlasti on läinud ka meie Eesti põllumajandustootjad oma tegemistes järjest täpsemaks. Et sõna täppisviljelus on see, mida me kuuleme täna ikkagi väga tihti. Meil on täna traktorid teinud järjest suuremaks, nad on varustatud väga täpsete GPS-seadmetega, me saame harida mulda ja teha külve 1 sentimeetri täpsusega. Samuti me oleme õppinud tundma oma muldasid palju paremini. Meil on ka ise pakkume niisugust teenust nagu mulla skaneerimine, millele vastavalt saab teha väga täpse väetamise kaardi, et olla just, et tabada taime vajadusi nendel hetkedel, kus on see kõige efektiivsem ja vajalik. Ja samuti on tulnud juurde ka sellised uued IT-lahendused, nagu ka põllul paiknevad lokaalsed ilmajaamad. Et põllumees näeb väga täpselt seda, mis temal põllu peal on ilma osas toimunud, et ta saab seal teha seoseid, luua analüüse ja olla jällegi tulevikus teha paremaid otsuseid. Ja kui nüüd mõelda seda, et teha võrdlust nõukogude ajaga, mis oli nõukogude ajal siis põllumajandus Eestis, siis täna me toodame 3 korda rohkem vilja, aga kasutame selleks 3 korda vähem väetisi ja 2,5 korda vähem taimekaitsevahendid, mis on jällegi väga hea tõestus sellest, et meie põllumehed on muutunud keskkonnasõbralikumaks ja oma tegemistes oluliselt täpsemaks.
Kui nüüd rääkida Baltic Agro rollist selles pikaaegses arengus, siis meil on väga lai tootevalik, mida me oma klientidele pakume. Me katame nende vajadused põllust piimani, võiks isegi öelda, et kogu see, mis sinna vahepeal jääb, me suudame ära katta. Meie tootevalikus on seemned, väetised, taimekaitse, leheväetised, seotarvikud, söödad ja ka mahesisendid, sest ka mahesektor on Eestis ikkagi väga-väga oluline, sest et mahetootmine katab ära Eestist 24% kogu haritavast maast, mis teeb siis sellest tõesti väga olulise sektori, millele tähelepanu pöörata. Oma laia tootevalikut olen pidevalt muutnud, et vastata meie klientide vajadustele. Näiteks oleme toonud juurde biopreparaadid, millega saab parandada mulla elustiku ja mulla organismide heaolu. Juurde oleme toonud ka näiteks lägateenuse, silokoristuse, maisikülvi, et just teenuste poole peale, sest et põllumajandusmasinad on väga kallid ja ei ole mõistlik alati kõiki masinaid põllumajandustootjatele endil omada. Ja seetõttu on mõistlik mõnikord osta mõned teenused siis sisse. Ja uue sellise teenusena pakume põllumestele ka rendiks traktorid, kombaine ja ka laadurid. Meie tugev meeskond on väga pikkade kogemustega, neil on väga pikk põllumajanduslik ajalugu ja me pakume oma klientidele ka laiapõhjalist nõustamist nii taime kui loomakasvatuses. Ja selleks heaks tõestuseks on asjaolu, et me oleme koostöös Eesti põllumeestega saanud Inglismaa viljasvõistlusel väga häid saagikuse kohti, et me oleme tuntud oma põllumajanduse tegelikult ka Euroopas juba natuke laiemalt. Ja samuti selleks, et tuua uusi teadmisi meie headele klientidele, korraldame ühispõllupäevi, põlluseminare ja käime ka ühistel põllureisidel, sest et kuidas ikka saada targemaks, kui neid kogemusi, mis on juba kellelgi omandatud, neid omavahel jagada. Kuidas jõuab üldse vili meie põldudelt laia maailma? Jah, see on tõsi, et me toodame Eestis väga palju teraviljarapsi, mida me ei suuda kõike kohapeal ära tarbida. See tähendab seda, et me saame teha olulises mahus eksporti. Selleks, et see eksport oleks kõik võimalik, on ehitatud juurde sisemaadele ladusid, sadamatesse ladusid, ehk siis Eesti põllumehe hästi tehtud töö on andnud lisatööd ka teistele sektoritele, on siis see ladude pool, on need laborid ja ka transpordisektor, sest et need kogused, mis tuleb liigutada, on väga-väga suured. Ja selleks, et põllumees üldse saaks oma vilja müüdud, me pakume talle iga päev hinda, mis siis tuleb börsi pealt. Tema saab siis omakorda seda hinda fikseerida oma endale sobival hetkel ja me pakume alati nii jooksvat saagi hinda kui ka järgmise saagi hinda, sest meieks on alati oluline, et põllumees vaataks ka pikka vaadet ette, et just teha mõistlikke otsuseid õigetel hetkedel. Ja pärast seda, kui hind on põllumehe poolt fikseeritud, me korraldame veo, võtame kauba laudades vastu, määrame kvaliteedi ja siin tasub öelda seda, et Eestis toodetud teraviljaraps on alati väga hea kvaliteediga ja ka puhas, sest et meie taimekaitsevahendi jäägid on Euroopas ühed madalamaid. Ja kogutud vilja laevatame 3000 kuni 60 000 tonniste laevadega üle maailma laiali. Jah, täpselt viimase 6-7 aastaga on Eesti transpordiettevõtted, sisemaalaod, sadamad väga palju investeerinud ja arenenud ja see annab meile võimaluse seda suurt saaki eksportida kiiresti ja efektiivselt. Et võrreldes Balti riikidega on meil Eestis väga hea olukord, et meil on väga palju kaubasadamaid, et suuri laevu, 60 000 tonniseid laevu saame me laevatada nii Sillamäe sadamast kui Muuga sadamast ja väiksemaid laevu saame teha nii Pekkeri sadamast, Kunda sadamast kui ka Pärnu sadamast. 2 kõige kiiremat perioodi on teadupärast aastas külv ja koristus. Jah, tõsi ta on, et kevadel peavad jõudma tarvikud põllumehele õigel ajal. Sellepärast, et põllu peal tehtavatel töödel on kindel järjekord ja tegemise aeg. Ja kui meil tekib ka tarnetes tõrkeid, siis me peame leidma lahenduse, et tööd saaks õigel ajal tehtud. Oma ladudes me kasutame paberivabu lahendusi, ehk siis me komplekteerime ja väljastame kaupa skänneritega. See teeb meie töö kiiremaks ja efektiivsemaks. Ja samas on põllumehel kogu aeg jooksev ülevaade, et mis kaubad tema poole liiguvad. Teine veel intensiivsem periood logistikas on koristushooaeg. Et aasta-aastalt on koristus põllumeestel läinud kiiremaks, et põllumehed on investeerinud enda kombainidesse, kuivatitesse, mis teeb aktiivseks koristusperioodiks selline circa 1,5 kuni 2 kuud. Ja sellel perioodil me
võtame kaupa enda ladudesse vastu circa 500 000 tonni. Et sellist kaubamahtu käidelda on ülioluline infovahetus põllumehe, logistiku ja vedaja vahel. Oma ettevõttes me oleme arendanud erinevaid IT-lahendusi. Et tänaseks oleme IT-s saanud nii-öelda enda jaoks ringi kokku, et meil töötab iseteenindusäpp, kus siis põllumees saab koormata info kirja panna ja ta saab reaalajas jälgida, mis veokid tema kaubale järgi tulevad. Teiseks, kui see info on meie süsteemi jõudnud, siis logistikud saavad teha jooksvaid otsuseid, selle info edastada vedajatele ning see info läheb ette ka ladudesse, kus siis see kaup jõuab. Ja kolmandaks, kui kaup on lattu jõudnud, siis labor analüüsib selle ja selle kauba kvaliteedi andmed ja koormakaalud lähevad automaatselt kliendile. Tänu nendele lahendustele ja heale meeskonnale olemegi põllumehele parim koostööpartner. Eestis on suured piima- ja lihaveise karjad. Tiina, milline on Baltic Agro osa Eesti loomakasvatuses? Tänane Eesti võib olla uhke oma piimakarja ja lihaveisekasvatuse üle. Me oleme geograafiliselt sobivas piirkonnas, et loomakasvatusega tegeleda. Meil on ka väga pikaajalised teadmised ja oskused selle vallas. Viimastel aastatel on loomakasvatuses toimunud väga suured muutused. Meil on renoveeritud ja ehitatud uued farmijooned, seadmed ja tehnoloogiad on täiesti maailma tipptasemel. Meil on farmides hinnatud tõukari, kelle söötmine on täna täiesti täppisteadus. Iga suutäis, mis loomale antakse, on kontrollitud ja täisväärtuslik. Lihtsalt selline võib-olla natukene fakt inimestele, et iga loom sööb päevas 40–45 kilo sööta, millest enamik on kasvatatud Eestis, vili ja silo. Lisaks antakse loomadele juurde ka rapsikooki ja seesama rapsikook on tegelikult valmistatud meie Jõgevamaal Paimküla tehases, aga ta on toodetud Eestimaal kasvatatud rapsist. Baltic Agro on oma panuse Eestimaa loomakasvatusse andnud mobiilsete söödaveskite näol. Mobiilsed söödaveskid on Eestimaa farme rõõmustanud juba üle 10 aasta. Söödameistrid külastavad farme 24/7 ja toodavad koha peal täpselt vastavalt farmi vajadustele erinevaid jõusöötasid. Olgugi, et farmide arv ja loomade arv on tasapisi järjest vähenenud, siis piimatoodang looma kohta on tegelikult iga aastaga tõusnud. Meil ikka meeldib võrrelda, kuidas meil läheb muu maailmaga ja tegelikult oleme me oma piimatoodangu poolest Euroopas tublil teisel kohal. Toorpiima toodame me nii palju, et seda me ka ekspordime, sest kogu seda toodangut me siin ei suuda ära väärindada. Meie kogemus näitab, et Eestimaa põllumees on innovaatiline ja tulemustele orienteeritud. Suurfarmid kasvavad igapäevaselt suuremaks ja suurfarmidel on tegelikult eelis ja võimalus areneda. Nad saavad panustada kallisse tehnikasse, saavad investeerida uutesse hoonetesse ja panustada ka inimestesse. Tegelikult on olemas ka väga vahva segment väikeste farmide näol, kes täpselt suudavad oma toodangu ka ära väärindada ja seda Eestimaale pakkuda. Meie meeskonda motiveerib selle valdkonna pidev areng. Me tahame areneda koos Eesti loomakasvatusega ja panustada sellesse. Meie tooted-teenused on just neile kõige paremas mõttes mõeldud. Ja lisaks sellele, et me tahame hoida maaelu ikka toimimas, me tegelikult oleme südameasjaks võtnud ka Eesti mehe tervise. Baltic Agro on teinud juba veerand 100 aastat koostööd ka Eesti aiandustootjatega. Jaa, tõsi on. Et veerand 100 aastat oleme hea seisnud selle eest, et aiandustootjatel oleks kasutada uusim teave ja kõik vajalik taimekasvatuseks. Ja meil on tööl väga suurte kogemustega töötajad, kes on võimelised andma ka väga head nõu tootjatele, kui selleks vajadus on. Me alustasime kunagi omal ajal ainult väetiste ja taimekaitse pakkumisega, aga täna
on meil pakkuda ka köögiviljaseemned, noortaimed, igasugused kattematerjalid kultuuride kaitseks ja muud tarvikud. Ja alates sellest aastast võib meie poole pöörduda ka sooviga rajada uus tootmiskasvuhoone või kergtunnel või kastmissüsteem. Aiandustootmise tehnoloogiad on pidevas arengus ja konkurentsiks püsimiseks Euroopa Liidu mitte just kõige võrdsemates tingimustes peavad tootjad tegema pidevalt uusi investeeringuid, mis ei ole aga jõukohased kaugeltki kõigile. Ja see põhjustab seda, et Eesti värskete köögiviljadega isevarustatuse tase on langemas, mis tähendab aga seda, et me üha enam oleme sunnitud tarbima imporditud saadusi. Täna jõuab tarbijateni umbes 30 Eesti aiandustootja toodang märgi all Eestis kasvatatud. Märgi kasutusõigust annab välja tootjaid ühendav Eesti Aiandusliit. Selle märgi all turustatakse aastas umbes 24 miljonit ühikut pakendatud kartuleid, köögivilju, lilli, marju, puuvilju ja nii edasi. Eestis kasvatatud märktoodetel annab tarbijatele selle kindlustunde, et need tooted on kasvatatud Eestimaal ja et need on kvaliteetsed. Ja kõik see, mis on kasvatatud Eestis, ka selle ökoloogiline jalajälg on palju väiksem kui imporditud toodetel. Et ma julgen öelda, et Eestis kasvatatud on puhas ja tervislik. Ma võin näiteks tuua, et suuremad Eesti katmikköögivilja kasvatajad, Grünefee, Eesti, Insutalu ja teised kasutavad kahjurite ja taimehaiguste kontrolli all hoidmiseks kasurputukaid ja bioloogilisi preparaate ja nad ei tee keemilist taimekaitset. Ja seepärast ma kutsun kõiki ikkagi eelistama eestimaist värsket nii toiduks kui ka iluks, sest sellega me hoiame endi tervist, aga me toetame ka Eesti aiandustootmise jätkusuutlikkust. Eesti inimesed on harjunud oma koduaiad kenasti korras hoidma ja Enn, ka siin olete oma teadmiste ja toodetega abiks. Baltic Agro koduaia osakond varustab siis Eesti koduaednikke vajalike toodetega, mis reeglina aitavad püsida rohelistel taimedel täies elujõus, aktiveerida õitsemist, tõsta saaki ja püsida elus selles põhjamaises vahelduvas kliimas. Ostame neid tooteid kokku ligi 30 erinevast riigist. Paljud need vajavad registreerimist, kontrollimist, kas nad vastavad siis kehtivatele normatiividele. Müügikohtades viib läbi kontrolli Toidu- ja Põllumajandusamet. Me ka ise aeg-ajalt määrame idanevusi, kontrollime väetise koostisi, kas need vastavad sellele, mis tehas on nagu saatnud. Ja sellega me tagame, et tarbijal on siis kvaliteetne ja korralik kaup alati lettidel saadaval. Väga tõusev trend on kõik mahe, looduslik, et valdav osa küll täna veel müüdavatest ka väetistest on mineraalse päritoluga, kuid üha rohkem ja rohkem inimesed valivad orgaanilise päritoluga tooteid ja ise arvame, et kui need kahte omavahel segada, saab kõige parema tulemuse. Sama on ka siis taimekaitse poole peal kahjurite, haiguste, kõik sellise tõrjeks, et on olemas nii keemilised preparaadid meil valikus kui ka palju mahepreparaate, erinevaid tooteid, mis siis tõstavad taimede vastupanuvõimet kahjuritele, haigustele. Ja inimesed, kes tõesti nüüd soovivad oma koduaias kasutada mahetooteid, siis nad peaksid jälgima seda tähistust, et kõik looduslik ja orgaanilise päritoluga tooted ei ole mahedad, vaid mahetoodetel tavaliselt on märgitud, et ta on sertifitseeritud mahetoode, eks see tähendab seda, et kõik, mis selle toote tootmiseks kasutatakse, on samamoodi mahedalt nagu liikunud sinna tootesse sisse. Koduaiatoodete
tootevalik katab kõik 4 aastaaega, mis meil on tegelikult, et kevadel alustame seemnetega, kevadväetistega, suvel on siis aiahooldustooted, kahjurite, haiguste tõrjevahendid, sügisel sügisväetised, kattekangad, külmakattekangad ja talvel on meil väga suur osakaal on linnutoitudel, et kõik päevalilleseemnetest kuni rasvapallideni, et kõik on siis talvises tootevalikus. Meie tooted on müügil kõigis suuremates jaemüügikettides, aianduskeskustes, väiksemates aianduskauplustes ja meil on suur rõõm, et Baltic Agro koduaia tooted on omaks võetud ja me teeme kõik selleks, et aiad alati ilusad oleks. Mida te soovite edasi öelda, soovida nendele, kes töötavad põllumajandusmaastikul? Põllumajandusmaastikule soovin jõudu ja jaksu, et see on väga raske töö ja tahan tänada neid kõiki usalduse ja koostöö eest ja kõikidele inimestele tahan seda soovida, et tarbige ikka eestimaist toitu.